Tšau. Nii, tere tulemast siis üle pika aja ühte kokkamislaivi. Ja nagu te pealkirjast näete, siis hakkan ma valmistama karulaugu pestot. Ja ma olen väga õnnelik, et ma saan seda laivi teha. Sellepärast, et ma teen siin ühte väga maitsvat asja. Väga lihtsal põhjusel, on ju. Et see teebki mind õnnelikuks. Ja nüüd ma olen võib-olla varem ka seda laivi teinud, kus ma siis karulaugu pestot valmistan, aga seda karulauguga on selline lugu, et seda üldiselt ma teen ühe korra aastas. Ja iga aasta, kui ma seda teinud olen, ma olen teinud ühe vea, aga see aasta mitte. Ma olen teinud seda ainult väga väikese koguse ja see on see suur viga. Aga see aasta ma seda viga ei tee. Ehk siis ma teen sisuliselt 3-kordse koguse. See tähendab seda, et ja kuna pesto või siis karulaugu pesto, sinna läheb väga palju rasvaineid sisse, siis see säilib tegelikult väga kaua. Ja ma arvan, et ma paar pakki panen veel vaakumisse ka omakorda. Nii et see aasta ma enam oma viga ei korda, ehk siis ma ei tee vähe seda, vaid ma teen 3-kordse koguse ja ma näitan teile ka siis, kuidas ma teen selle valmis, see on imelihtne tegelikult. Aga 3-kordse kogusega võib tulla see, et ma natukene siin pean koguseid nii-öelda timmima, et see ilusti kenasti kõik paika saada. Ja mul on tegelikult paar sellist nagu ekstra nüanssi ka, mis ma siin teen, mida võib-olla igaüks ei tee. Ja need nüanssi on täpsemalt 2 tükki. Ja ma näitan siis kohe kõik kogu selle info teile ära ja käime üle siis koostisosad. Ja ma ei tahtnud sellest videost teha lihtsalt sellist videot, nagu te toiduvideosid viimasel ajal näinud olete, sest selle video puhul ma olen tõesti elevil ja ma tahan, et te saaksite selle emotsiooni, ma tahan, et te saaksite selle motivatsiooni, selle info kõik ilusti kenasti kätte, et te läheksite ka ise jalutama kuhugile, kus kasvab karulauk, korjaksite seda ja kui te seda ei teadnud, siis palun võtke kindlasti nuga või käärid kaasa, et karulauku, et te seda juurega sealt üles tõmba. Ühesõnaga võtate sealt võimalikult võtate neid lehti, aga kindlasti juurt välja ei tohi tõmmata, on ju, sellepärast, et siis on ikkagi kogu see asi nagu jätkusuutlik, on ju. Nii, ja käime siis üle koostisosad ja ma räägin igast asjast ka natukene. See ilmselgelt on siin karulauk, on ju, ilusti kenasti puhas, pestud, kõik on kokkamiseks valmis. Nüüd, siin traditsiooniliselt kasutatakse siis mingit sorti pähkleid, täpsemalt siis nagu seedermanni seemneid, kui neid pähkliks nimetada võib. Aga mida mina olen teinud on see, et minul on siin röstitud kõrvitsaseemned. Ja kuidas ma neid röstisin? Esiteks temperatuur 180 kraadi, ringlev õhk või pöörlev õhk ahjus. Panete laiali, siin on 150 grammi, tuleb panna laiali küpsetuspaberi peale ja mida ma veel tegin, on see, et ma panin natukene, piserdasin siia siis selle oliivõli natukene ja 180 kraadi juures umbes 2-3 minutil te hakkate kuulma, kuidas see asi nii-öelda nagu popcorn. Osad seemned lihtsalt teevad nagu popcorni, lähevad puruks, on ju, lendavad laiali. Kõik ei lähe, sellepärast muretsema ei pea, seega mingi kaant peale pole vaja absoluutselt panna. Nii, see on siis see, et mina kasutan siis, nagu ma ütlesin, kõrvitsaseemneid, sellepärast, et minu jaoks maitse natukene kreemiam. Nüüd, andke andeks, värsket sidrunit ma poest ei ole ostnud, vaid mul on sidrunimahli ja maitseks selles mõttes sobib see ideaalselt, sest sellega ei ole mitte mingisugust probleemi. Nüüd, rääkides juustust, võite panna parmesani juustu, võite panna ükstapuha sisuliselt, mis juustu te tahate selle pesto sisse. Minu valik on siis cheddar ja see on lihtsalt üks cheddaritest. Cheddarid on kõik ühe maitsega. Millisest cheddarit te täpselt võtate, see on teie enda valida. Cheddari ma valin sellepärast, et sellel ei ole nii intensiivne juustumaitse. Mulle ei meeldi, kui pestod on väga tugeva vänge sellise maitsega juustuga tehtud. Osadele meeldib, palun, ostke see juust, mis teile maitseb. Nii, ilmselgelt mingi sinihällitusjuust sinna ei sobi. Ja nüüd kahjuks karpi mul ei ole, küll aga see on maitsepärm, see on siis bonsoja maitsepärm. Ja see kogus, mis mul siin on, see on umbes siis 3-4 supilusikatäit, see siis lähebki kõik sinna sisse ära ja see on nüüd see nüanss number 2. Esimene oli siis tegelikult see, et ma panen siin kõrvitsaseemned tavaliste traditsiooniliste pähklite asemel. Ja siis ilmselgelt panen sinna soola ka ja mina panen siis kardio südamesoola sellepärast, et see on vähendatud naatriumiga. Siin on 50% vähem naatriumi, mis tähendab seda, et see on mu südamele hea. Ja siis muidugi must pipar ka. Siin on mul purustatud küüslauk,
aga ilmselgelt karulagu pesto sisse küüslauku panema eraldi ei hakka, kes väga küüslaugust tahab, siis paneb, sest see on ju tegelikult küüslaugu maitseline juba. Ja ausalt öeldes ongi kõik. Ja nüüd, muidugi, üks asi veel, nii kus see on, oodake, kohe toon. Ja siis külmpressi oliivõli, jällegi minu jaoks on põhimõtteliselt kõik oliivõlid suht samasugused, seega vahet pole, millise oliivõli te võtate, põhiline see, et see oleks külmpress. Ja hakkame siis vaikselt pihta. Nii, nüüd kõigepealt, mida ma teen, on see, et ma võtan selle siit eest ära korraks, varsti. Ja kõigepealt, mida ma teen, kuna ma teen 3-kordse koguse ja ma tahan ikkagi retsepti suht täpselt järgida, siis ma kaalun kõik need asjad ära, et teil oleks ka täpne ülevaade siis, mis siia sisse läheb, kui palju ma neid siia panen. Ma ütlen kõva häälega kõik välja, võtke oma pastakad ja paberid või kirjutage kuhugile, kus teil siis hiljem on mugav seda vaadata. Kes tahab täpselt samasugust pestot teha, kes tahab mingit muud retsepti teha, aga need on suht ühesugused kõik. Nii, ja nüüd siis paneme sisse kõigepealt kõrvitsaseemned ja mis järjekorras ma need siia sisse panen, ausalt öeldes see pole üldse oluline. Ja kui juures 130 grammi tuli, et see tasub meelde jätta. Ma räägin seda kõike kõvasti valjusti sellepärast ka, et mulle endale see meelde jääks kõik. Järgmiseks ma panen oliivõli, seda ei tasu kõige viimasena valada, sellepärast et siis see lihtsalt ei pruugi nii hästi siin ringi käia. Ja oliivõli ma panin siis, õigemini panen, see on päris kaua aega sellega, ma tahaks panna seda siia umbes 150 millilitrit. Seda on seda, et ma pean 280 panema siis. Nii, nii, läks natukene rohkem. Tegelikult ma panen isegi natuke rohkem. Panen 200. Nii. Ja olemas. 200 millilitrit oliivõli ja ma tuletan meelde, siia lähevad sisse ainult tervislikud koostisosad. Seega, palun, ärge isegi üldse muretsege, et midagi valesti on. Nii, juustu ma panen 150 ja nagu ma ütlesin, mina kasutan riivitud juustu ja kui teie ka juustu panete, pange sellist juustu, mis on juba tegelikult, riivige ise või lõigake väiksed tükid, teinekord tead, see võib blenderisse kuhugi kinni jääda, see on natukene tüütu, on ju. Nii, ja nüüd siis juustu ma panen 150 grammi, ehk siis peaaegu terve selle paki. Nii, ja siia läheb päris korralik kogus seda. Hetkeseisul ma rohkem juustu juurde ei pane ja nüüd ma maitsestan. Ja värsket sidrunit võite panna siis, ma ütleks sellise koguse kohta, normaalse koguse kohta umbes 2, ühesõnaga supilusikatäie. Ma panen siis näiteks täpselt 3 supilusikatäit, mis on siis 15 grammi. Läks seda. Ja värsket sidrunit võib ka panna. Nii, nüüd panen soola, aga natukene, ülivähe. Nii, soola ei ole palju vaja, sellist tõstab veel natukene maitsed esile. Ja nüüd veel viimase asjana maitsestamisest panen siis musta pipra siia sisse. Nii, seda palju ka ei ole vaja ja kindlasti kasutage terapipart, äärmiselt oluline, sellepärast et terapipar on sisuliselt nagu kohvi juba, kes on joonud nii-öelda tavalist pulbrikohvi ja olete joonud siis nii-öelda värskest toast jahvatud kohvi, siis te saate täpselt aru, mida ma mõtlen, kui ma ütlen, et kasutage terapipart ja see on väga-väga tähtis tegelikult. Nii, ja nüüd ma teen sellise lükke, et kuna see on see raske mass, on ju, siis mul on vaja veenduda, et see siin ilusti kõik tööle läheb, on ju. Ehk siis kõigepealt, enne kui ma panen karulaugu siia sisse, kõigepealt hakkan ma siis peenestama selle ära, et see jääks mõnus ilus kreemias, sellepärast et ma ei taha riskida sellega, et sellesse kreemiasse, pestosse jäävad tükid sisse. Kui kellegi Eestis on selline, palun väga, andke minna. Mina tahan, et minu pesto oleks sametine nagu samet. Nii, okei. Ja paneme tööle.
kus te viimati sellist trikki nägite? Kus te nägite sellist trikki? Kus te nägite? Ma tahaks teada. Ja teate, mille vastu mul huvi praegu tekkis või? Mul tekkis praegu huvi selle vastu, et ma tahaks teada, mis maitsega see kraam siin on. Et see võib väga huvitav olla. Nii, võtame ilusti blenderi siit ära. Kus mul pikk lusikas on. Või siis lühikene. Või siis pikk. Nii, ja ma kohe ütlen teile, kas see asi ühesõnaga, kus mul on siis praegu sees kõrvitsaseemned, juust, ühe asja unustasin panna, nii, ehk siis päris maitset ei saagi kätte. Ühesõnaga, ma tahan teada, mis maitsega on kõrvitsaseemned, juust, sidrunimahl, oliivõli ja must pipar. Vaatame korraks täis suvi pärast, mis maitse seal on. Joo. Okei. Ütleme niimoodi, et tundus põnev, aga sellega pole midagi teha, nii et lähme tagasi retsepti tegemise juurde. Tead, mõnikord on niimoodi toidu tegemise käigus, võib-olla teil on ka olnud, et hakata ühte asja valmistama ja siis selle käigus tekib hoopis teine asi, on ju. Ja see ongi kokkamise juures natukene selline lõbus asi, et avastamist võib olla päris palju. Nii. Ja nüüd on see aeg panna sisse karulauk, aga mis mul siit välja jäi, sellest ei ole midagi hullu, jäi siis maitsepärm. Nii, maitsepärm. Ja nüüd siis hakkame karulauku sisse panema. Ja nüüd kõik need eelnevad kogused, mis ma siia panin, siis karulauku ma panen siia sisse nüüd palju. Alustame sellest kõigepealt. Aga täpsemalt ma tahan panna siia sisse 150 grammi algatuseks. Ja see ülejäänud karulauk, mis mul jääb, ma kohe näitan teile ka. Nii. Ja nii, super. 150 grammi karulauku on siin sees. Ja nüüd need ülejäänud, mis mul siia peale jäävad, need ma lihtsalt hakin ära ja panen sügav külmikusse. Võt. Nii, ja lähme nüüd selle teemaga edasi. Mis siin ikka pikalt jaurate, sest kõik tahavad juba näha valmis tulemust, on ju. Nüüd läheb gaas peale. Gaas läheb peale, selle võib ilusti kenasti siin alla suruda. Ja siin võib juhtuda, et see õli, 200 ml, mis ma siia panin, võib juhtuda, et läheb natukene veel õli siia vaja. Nii et sellest pole mitte midagi hullu. Nii, ja kui te kasutate samamoodi, näitan siin, kui te kasutate seda pulka, palun veenduge selles, et te kasutate selle blenderi jaoks mõeldud pulka. Muidugi võite ka köögikombaini kasutada, aga see on äärmiselt oluline, sest siin see osa takistab ära. Ma olen kunagi teinud sellise vea, kus ma ei kasutanud õiget pulka ja ilmselgelt võite arvata, et juhtus selline asi, et ma natukene nii-öelda blender muutus saeks ühesõnaga. Nii, ja lähme siis. Nii, ja nüüd jääb üle loota ainult ühte asja. Ja see on väga lihtne asi, et kõik ilusti kenasti õnnestunud oleks. Ja siinkohal ütleme niimoodi, et see näeb väga palju lubav välja.
oota, sellele on valgust vaja. Sellele on valgust vaja. Vaadake. See on ideaalne. See on ideaalne. Ja nüüd viimane asi. Ehk siis maitsetest. Sellepärast, et ma väga vedelamaks seda teha ei tahagi, kuigi kui nüüd keegi tahab lahjendada seda natukene õliga, palun. Ärge tehke seda veega. See on äärmiselt oluline. Ja miks ma seda ütlen? Sest ma olen kuulnud seda. Õigemini mult on küsitud seda. Okei, live on läbi. Mul on vaja kõik ära süüa. ei ole tegelikult. Ühesõnaga, mis on ikka? Selles mõttes, et asi õnnestus suurepäraselt. Ja mis siia läks siis? Ma kordan veel üle kõigile. 130 grammi röstitud kõrvitsaseemneid. Röstisin ma need kerge õliga 180 kraadi juures 6 minutit. Siis ma panin siia 150 grammi cheddar juustu. Sina võid kasutada seda juustu, mida sina soovid. Siis panin ma siia sisse maitsepärmi umbes 4 supilusikatäit ja see on tegelikult väga-väga vajalik, sest maitsepärm on nagu juust, aga samas nagu ta ei ole ka juust. Nii et ta annab sellise omapärase maitse. Ma olen seda kasutanud juustusegudes ja see on parem kui parmesan. Parmesan on selline lihtsalt intensiivne litakas selline, see mulle väga ei meeldi. Siis ma panin siia karulauku 150 grammi. Oliivõli vist ma juba ütlesin, 200 millilitrit, soola, musta pipart, natukene, palju pole vaja, sest juust on juba soolane. Ja siis ma panin siia sidrunimahla umbes 3 supilusikatäit. Ja nüüd, kui te teete täpselt sellised asjad ära teete, siis te saate täpselt sellise koguse. Ja see on suurepärane lihtsalt. See on suurepärane. Ja seda pole mõtet minna poodi ostma, kui te nägite, kui lihtne selle tegemine on. Ja ausalt ma ei usu, et poest nii head karulagupestot osta üldse saabki. Ja kui ma alguses ütlesin, et siin on kõrge rasvasisaldus, siis see säilib suurepäraselt. Pange see lihtsalt suletud purki või mingisse muusse anumasse, hoidke seda külmkapis ja kui te seda korraga sööte, ütleme niimoodi, et ükstapuha, mis praadi te sisuliselt sööte, kui te teete pastat, siis võib-olla 2 teelusikatäit, aga see on ikkagi maitseaine. Tegelikult on see maitseaine, see on maitsestamiseks. Ärge seda palun lihtsalt niisama sööma hakake, sest see on äärmiselt rammus ja tervislikust toidust täpselt samamoodi tekivad üle kilod seega. Kui mina seda siin kasutama hakkan, siis ma näitan kohe selline kogus maksimaalselt ja ma kohe kaalun ära teile ka ja ma ütlen teile umbkaudse kaloraaži, kui palju siis 1 teelusikatäis karulagupestot kaloreid sisaldab. Jah, kalorid sisaldab ligi 100 kalorit on 1 teelusikatäis, ligi 100, umbes 70 kalorit, see 1 teelusikatäis, millest ma näitasin teile. Seega, kui te võtate, panete seda leiva peale kuhjaga, arvestage sellega, et siit tuleb neid kaloreid väga-väga suures koguses. Seega, 1 teelusikatäis maitsestamiseks teed näiteks kanafilee valmis või siis mina panen näiteks täna seda pizza peale, sellest ma teen väikse video ka, ma arvan, seega tulge kindlasti Instagrami või siis vaadake mu story't siin samas Facebooki keskkonnas, et täna on mul veel pizza plaanis ära süüa ja sinna ma panen ka põhja peale sellise väikse ringi karulagupestot, see saab olema fantastiko. Nii et ühesõnaga, tehke järgi, see ei ole raske, see on äärmiselt lihtne, ülimaitsev ja praegu on see aeg Eestis, kui karulauku on õige aeg korjata. Minge korjake seda ja tehke. Ise nägid, kui lihtne see on tegelikult ja kokku see kogus, see on raske kogus, üle 10 € see ei maksa, selles mõttes vähem isegi ja seda jätkub nii kauaks. Mina seda kogus söön paar nädalat kindlasti, nii et igati tasub ära see. Nii et tehke järgi. Aga jätan teid pühapäeva õhtut nautima ja ma loodan, et sina ja su lähedased on ilusti kenasti terved, silm on sära täis ja vaatate kõigest selles olukorras, mis meil siin praegu riigis on, kõige positiivsele peale, mitte ei keskendu negatiivsele. Seega mõelge positiivselt, toituge tervislikult, liikuge nii palju kui võimalik ja reeglite järgi ilmselgelt ja kõik saab varsti korda. Nii et näeme juba järgmises laivis. Tšau!